vana aasta lõpp, kell on 8:30 põhimõtteliselt. Ja me võtsime väga suure riski ja proovime nüüd minna enda ilutulestiku spotti. Kotid on kaasas. Nii et stay tuned, kas me saame mingi koha endale või ei saa. Ma igaks üks näitan, siit jääb ooperimaja katust. Ja inimesed on siin täis parkinud. Teoreetiliselt me saaksime siia käeda, kui me tahaks. Aga me tahame rohkemat. Vaatame, siin ruumi on ja kui me tagasi tuleme, siis kui seal ei ole, siis me siia tagasi tulla. Jah, aga jah, inimesed on siin põhjust niimoodi. Et vaatame, ma arvan, et nad on siin sellepärast, et nad ei saa botaanika aeda. Aga me lähme ikkagi proovima. Ja me näeme vähemalt kell 9 ilutulestikku. Vaadake nad patrulli loobustega siin. Väga armas. Äkki ma olen täna nii tubli tüdruk, ma saan hobusega sõita. Mul oli veits pooleli. Et me nägime Instagramist juba, kuidas osad inimesed tulid eelõhtul siia. Nad telkisid siin Sydney kesklinnas, et saada siis täna hommikul nagu paremad kohad. Ja täna hommikul ma nägin siis seda, kuidas inimesed olid kell 5 juba järjekorras, et saada siis sinna nagu need tasuta kohad küll olemas, aga need on ikkagi väravate asjadega kontrollitud ja kui see täis saab, sa paned sildi, et nagu see on täis, on ju. Ja siis, nii. Ja siis ühesõnaga, meie mõtlesime, et meie proovime aastas kell 8. Aga mul läheb tuttavad, nemad läksid kella 2 ja neil oli juba raskusi, nii et me lihtsalt mängime täiesti pimeda õnne peale praegu, et ma arvan, et meid on õnn saatnud see reis, et meid saadab ka praegu täna. No äkki. Ja siis teine asi on niimoodi, et kell 9 on esimene ilutulestik peredele nii-öelda ja tavaliselt nagu, kui see kell 9 on ära, siis need pered lähevad minema. Ehk siis võib-olla me saame nagu tänu sellele mingi koha endale. Aga vaatame, esimene koht, kus me tahtsime minna botaanikaaeda, aga me taksost teeme natuke valesti kohtast ja ma ütlesin natuke vale koha talle, kuhu me tahame minna. Ja me ei saanud sealt läbi, nii et me mõtlesime uue koha peale ja lähme sinna uude kohta. Vot, sellised update'id praegu. Eks näe olemas sama. Jah. Ja kesklinn on täiesti nagu liiklusele blokeeritud. Sa võid siin kõndida ükskõik, milliste üle mingit taristlikute punasega ka kedagi võid niikuinii ühte kaupad ei tule. Ja jah, õues on suht soe. Isegi mõnus. Ja midagi fancy't, aga see oli ka panevad dressid pluus pusa kaasas. Meil on kotike snäkkidega, kotike rätikutega, mida panna istumise alla. Sest et siin nad ei dressi ennast niimoodi, nagu see ei ole nii suur sündmus või on, aga nad on pigem casual. Väga nagu relaxed riietusega. Jah. Ja vaadake, lihtsalt nii ilus on. Ja kuna kui me tulime Aussi ja meie olime 3 nädalat siin Sydneys, siis näeks nagu oma kodulinnast tagasi praegu. Mõnes mõttes küll. Et Melbourne oli võõras, aga Sydney has our heart. Aga lihtsalt terve linn nagu nii ilus on nagu selles mõttes, et autosid ei ole. Linn on rahulik kuidagi. Muidugi see rahulikus full on kaob siis, kui me jõuame sinna, kus ilutulestikku näeb. Kindlasti. Vot. Ja stay tuned. Varsti saate update, ega me väga kaugel enam ei ole vist. Võib-olla tahab kotti maha vaata. Jep. Mõtlesin, ma näitan natukene, kuidas siin need on. Aga jah, me läheme sinna, kus need inimesed on. Seal on mingi järjekord. Not even gone.
ühesõnaga see, et perekonnad lahkuvad alalt on nagu päris asi, vaata. Et praegu ongi need, et kell 9 oli siis esimene ilutulestik, see just lõppes ära, see oli suht haige paugutamine, nagu oleks mingi seos. Ja nüüd me oleme ühe värava taga, ootame saaksime sisse ja nad ütlesidki meile, et nüüd läheb mingi. Et põhimõtteliselt et ühesõnaga jah, et ootamegi mingi enam-vähem 5 kuni 30 kuni tund aega. Ja siis neil tekib sinna rohkem ruumi ja siis lastakse meid sisse ja me oleme väga heas kohas, ma arvan. Ja me oleme täpselt silla juures põhimõtteliselt. Ma näitan teile silda. Sild on põhimõtteliselt seal. Vot. Nii et stay tuned. Okei, parim koht, kuhu me saime, on niimoodi, et seda ooperimaja me näeme siit läbi puude. Ilutulestiku lööb sinna üles, peaks olema okei. Siis tiigipealne siin, jääpealne, tähendab mitte tiigipealne. Siit peaks ka paistma, peaks ka lööma sinna üles, peaks on fine. Ja me istume täpselt selle silla all. Ja nagu, ma ei tea palju näha on, palju meid näha on. Aga oligi niimoodi, et me pidime ootama. Me jõudsime mingi enam-vähem 9-ks ühe selle sisse pääsu kohani. Ja siis me ootasime seda põhimõtteliselt 50 minutit. Ja kõik, see oli nii haige minu arust. Kõik olid mega rahulikud, kõik oli ülitore värki-särki. Ja see nagu politseinikud jätsid ka kõik jumala toredad. See naine, kes oli seletas, olge rahulikud, olge viisakad, ärge trügige lalla. Et siin oligi need pered läksid ühest torast välja ja siis uued inimesed, kui pered oli kõik väljas ja ruum oli, et kaamerate pealt vaadata, palju ruumi on. Ja siis tehti värava tahti. Ja kõik olid ülitoredad ja viisakad, kuni värava päris tahti läks, et siis läks lappesse nagu inimesi niimoodi suruti, nagu ma jäin õrnalt aia vahele. Aga üks naine, kes oli mingi hetk elas täielikult mul seljas, Rand ütles, et kas saaks nagu natukene palun ruumi ette. Siis see naine nagu täiesti kreeni sinna aia vahele, lihtsalt ma ei tea, veel mingi stoop, karjus. Ja selles mõttes ikkagi päris karm on ju, et tuleviku mõttes siis, kui keegi tahab tulla, siis Pimenta oli prükeer. Teil on lendab sealt? Nii kiir on. Kiir on see, jah? No me mõtlesime, et me plaanisime 8 tulla, siis tegelikult arvest selle me tulime kell 8. Me pidime ootama 50 minutit, siis ma ütleks, et meil läks väga-väga hästi. Vähemalt me ei tulnud hommikul kell 5, oodanud terve päev, et saada põhjus mingi samasugune koht. Ma mõtlen, et see on hästi. Meil on see, et meil nagu sul on endal ka õigused, aga meil kahe peale veel rohkem õigused. Me mõtleme alati välja mingi hea lahenduse. Siis me ei pea nagu liiga palju vaeva nägema ja tulemus on väga hea. Et ma ütleks, et see õnne peale mängimine jälle toimus tegelikult. Ja see koht, kus me hetkel oleme, siin on nagu ruumiga. Nii et like. Tal on igatahes helikopter. Vaatab, kuidas inimestel läheb. Ma arvan. Aga meil läheb hästi. Mulle tundub. 13 tundi veel, jah? Tegelikult oleks on jumala äge siit paadi peal olla. Vabandust. Hästi nullu paadi peal. I never got to say what I want to. Oh my God, I'm not the same as I was with you. I would jump out my skin just to get you. Oh my God, oh my God. How could you have ever known if I never let you show? Now I just wanna know.
massid liiguvad. Inimesed on õnnelikud. Kui õnnelik sina oled? Praegu on väga sujuv seal. Jah, me natuke kartsime mullemat, aga me saame täiesti. Ja mis see käed, keegi pole tulistanud. No, Rando. Tui. Siiamaani. Aga väike klipp teile meie vaatepildist. Keegi karjustab teist Happy New Year ja inimesed läksid hulluks. Ja Rando ka? Olen ka vaikse vilane. Aga ühesõnaga. Mina mõtlesin, et kuna me ei jõudnud väga palju peale aasta vahetus mingi klippi ei teinud, sest et see road tripimine veits tiring ka, on ju. Siit tuleb siia poole, siis see on mu parem külg. Siis Road tripimine oli üldse õige. Nii. Et me teeme väikse kokkuvõtte siis, sest et mina avastasin, et meie esimese selle vlogi peale see, mis esimene road trip vlog 1, part 1. See oli nagu veits rige, et see laadimine kõik see oli nii rigedes ja see ja Hanna mähkis ära ühesõnaga selle. Ei mähkinud tegelikult see Rando värk, aga ühesõnaga pole on ju. Et asju nagu, seal oli see muusika valimine on alati üli complicated, aga kuna meil ei olnud väga palju jutuvideoid, siis ma pidin panema seda muusikat nii palju igale poole, et siis me nüüd räägime. Jah, täpselt. Nüüd me räägime siis. Nii, aga alustame... ma ei tea. Road trip, sest et aasta vahetus lõpeb road tripiga niikuinii. Jah. Davai. Nii. See oli väga äge. Selles mõttes ma arvan, 10 selles suhtes, et ma nägin nii palju erinevaid nagu... Keskkondi ja loodust ja nagu kõike. Jaa. Ilmaga läks natukene nagu selles mõttes kehvasti, et tegelikult juba oleks pidanud soojem olema, et kohalikud ütlesid ka, et kui me autoparanduses vist käisime kuskil veel, siis öeldi, et sorry, et nii hea on, et siin peaks juba soojem olema. Jah, vabandati ära, et... see oli hotellis, selles motellis, kui me jõudsime, siis see naine vaata seal. Jah. Aga tegelikult nendest klippidest jääb välja, meil oli üks olukord autoga, kus me sõitsime, me olime kuskil suht mägedes, seal pärast panen selle asukoha alla, kus kohas on üliäge nagu siuke G-top nagu selline jalutusrada põhimõtteliselt või seiklusrada. Seiklusrada, jah. Jah, ta ei ole päris nagu siuke nagu Nõmme seiklusrada, vaid seal on nagu metallist nagu need jalutuskõnniteed puude vahel kõrgel. Ühesõnaga me jõudsime sinna, aga ma ei tundnud ennast sel päev väga hästi, seega me jätsime selle vahel tookord. Aga siis me seal nagu, too päev oli üldse kahtlane, see auto undas juba hommikul, aga me sõitsime edasi, nagu me mõtlesime, et võib-olla me lihtsalt kuuleme seda alles nüüd. Aga ei, see sound oli ikkagi tekkinud. Ja siis, kui me seal olime, siis me vaatasime, et kus meil siis need kõige lähimad need autoremonditöökad olid ja me leidsime 2 tükki ja mõlemad olid tunni aja kaugusel, üks ühel pool, teine teisel pool. Ja siis me helistasime sellele, ma ei tea, mis see suur linn oli alguses. Apollo Bay. Apollo Bay'sse tahtsime minna ja Apollo Bay'st vaatasime. Ühesõnaga Apollo Bay's. Oh my god. Apollo Bay's põhimõtteliselt öeldi... Üks koer nikub... Sa ei saa öelda nikub. Paneb liibu peale. Rätikut ühesõnaga. Ja annan peenena. Ta näeb vaeva praegult. Ühesõnaga, me helistasime sinna Apollo Bay'sse esialgu ja siis nad ütlesid meile, et neil on nii kiire... me ei saanud isegi, nad ei võtnud vastu isegi. Ja siis me helistasime sinna teise kohta. Ja siis seal öeldi, et neil on suht kiire, et nad ei saa meid nagu vahele võtta, et aga lihtsalt pilgu saab peale visata. Ta ütles, et ma küsin, kas me saaks vähemalt piduri või seda vedelikku sinna roolivõimu pumpa vaata. Ja siis ta ütles, et seda saab. Et aga lihtsalt korda vist ei jõua teha. Korda ei jõua teha, üle vaadata ei jõua. Jah. Ja siis, kui me sõitsime sinna, siis me omavahel arutasime, et et aga vähemalt võiks äkki keegi saab lihtsalt siukse kiire vaatluse teha, et kas me tohime üldse edasi sõita ja kas see on turvaline või mitte. Ja õnneks selle jaoks ikkagi leiti aega ja tuli välja, et meie roolivõimu pumbal see
Põhimõtteliselt üks toru, mis sealt pealt tuleb, ma nimesid täpselt ei tea, aga põhimõtteliselt kummitihend oli ära kulunud ja sealt lasi läbi ja põhimõtteliselt kogu see õli, mis seal süsteemis olema peaks, oli välja läinud, nii et sellepärast seal oli õhk vahel ja sellepärast ta seda häält tegi ja sellepärast ta seal möllas. Aga me saime selle korda ja see oli esiteks, see oli ülikiire fix, see oli reaalselt meil läks mingi 10-15 minutit, ma arvan, mingi maks. Ja pool tundi, siis me pidime ootama, et nad tooks need tihendid, aga töö ise oli jah lühikene. Ja meil läks mingi $73 ainult vist. Midagi sihukest, jah. Nii et suht suge, see oli meil mingi, mis oli mingi tripi, me tegime Ocean Road essapäeva olime ära teinud. Esimesel nädalal millalgi. Ja ikkagi suht tripi alguses, aga ühesõnaga sellega läks meil väga-väga hästi. Ja nagu mis mulle see tripi juures meeldis, alguses ma olin veits disappointed lihtsalt sellepärast, et ma vaatasingi, et nagu mida ilma lihtsalt on ju, et Melbourne'is nagu oli näha videotes, siis oli suht pilvine. See on lõpeta lihtsalt. Oli suht pilvine ja see on alati niimoodi, et kui tuleb puhkus, siis Pole ilma. Never lihtsalt, aga kui sa oled tööl, siis on kõige ilusamad ilmad never. Aga nüüd tagantjärgi vaadates, siis tegelikult oli suht mõnus, et oli jahe, sest et me käisime palju ringi ja me nägime palju ja nii edasi, et siis oli tegelikult suht siuke mõnus ilm, et kõige olulisem oligi lihtsalt, et peas, et vihma ei sadanud. Alguses tuli natukene ja Ocean Roadi esimese päeva me tahtsime tegelikult, ma ei mäleta, mis kuupäev me tahtsime tegelikult nagu juba hakata tegema seda, aga pidime päeva edasi lükkama lihtsalt, sest et vihma sadas. Põhimõtteliselt me jäime natuke varem, ei jõudnud nii kaugele, jäime natukene nagu lähemale lihtsalt sinnes ööbimiskohta, sest et siis oli siuke vihmane ja kehva ilm, et siis mõtlesime, et magame veits ja siis on parem. Appi. Nii, ja siis mulle meeldis jah ühesõnaga, et nagu see ookeani ääres elu on lihtsalt amazing. Need vaated on amazing, see veevärv, see on amazing, kõik on amazing, nagu see, et see tee läheb mööda seda Great Ocean Road lihtsalt nagu 10 out of 10 lihtsalt experience. Jumala äge. Et kui võimalus, siis kindlasti andke takka. Ja sulle sõita ka äge? Ja väga äge oli sõita. Et selles mõttes oli ka vaheldu, et oli nagu neid kurve, oli tõuse, langusi, oli pikkasid sirgeid ja meil on see manuaalkäigukestiga auto, et siis seal sai nagu normaalselt Verstappenit mängida. Ei, seal mägedes oli, või seal kogu see rannikuäärne tee oli põnud siuke suht sinka-vonka väikene, et see oli päris äge. Ja Great Ocean Roadiga see ka, et nagu kuni Apollo Bay'ni vist ongi mere ääres, aga siis ta nagu läheb põhimõtteliselt sisemaale rohkem natukene ja siis ta tuleb jälle välja sealt lõpuks. Aga ma ei tea, ja kõige lahedam oli see ka minu arust, kui me läksime nendesse kõrgetesse mägedesse. Sattusime põhimõtteliselt kogemata. Ma ei mäleta, mida me täpselt nagu kogu see tripi pani kokku meil ChatGPT by the way. Ja me sealt nagu valisime ja siis me vaatasime, et nagu ta alguses nagu planeeris hästi tihedalt selle, aga lõpp läks nagu hõredamaks, siis me otsisime mingi kohti juurde. Ja siis oligi, sina leidsid ju selle mingisugused TikTokis vaatasime, et ta on mingi road trip, mingid kohad, panime Mapsis paika selle ja siis kui me... Pidid olema mingid siuksed kohad, kus sa näed mingid lookoutid põhimõtteliselt. Jah, mingid kosed ja igas siuksed asju, aga siis oligi, me pidime mingi määral hakkama ikkagi valikuid tegema, kuhu me jõuame, sest me igale poole jõudnud, sest et see trip oleks läinud lihtsalt muidu liiga pikaks. Punktis A, meil on punkti B jõuda, aga selle teekonna peal oli siis nagu mõned lookout pointid ja me olime nagu davai, let's go. Ja siis tuli välja, et need lookout pointid on nagu, me teadsime, et me oleme mägedes, aga me ei teadnud, et need lähevad nii kõrgele mägedesse ja me olime kõige kõrgemad 1800 midagi. Peaaegu 1900 vist. Jah. Mingi siuke point ja nagu seal oli mega äge, lõpuks oligi seal see ka, et seal põhimõtteliselt sõitsime suusakuurortist läbi. Hotham Sky. Ski, mitte Sky. Ski resort. Et jah, seal oli vist mingi 8 kraadi vist sooja. All oli mingi peaaegu 20, et nagu selles mõttes piisavalt kõrgel ikkagist, et oleks nagu jahedam. Ja siis jõudsime... No Canberras me ei teinud väga midagi, põhimõtteliselt käisime käinud loomaajas siis on ju. Ja sõime. Ja seal ma vist tegin videoid ka minu arust. Midagi tegid küll. Et see oli nagu nice. See meil meeldis, linn oli hästi rahulik, aga tõenäoliselt meil lihtsalt oli selline ajastus, et kuna see oli jõulude aeg, siis meil need majaelanikud ütlesid ka, et tõenäoliselt väga paljudel on nendes rannikuäärtes kohtades nagu mingid suvilad või mingid majad või mis iganes, et nad on tõenäoliselt seal for the holidays. Nii et jah, Canberras oli meie aeg lühike, seal midagi nagu vaatasime seda parlament house'i ja värki, see oli nagu slay. Nagu.
ja siis jätkasime oma teekonda New South Walesis. Camping site'ide erinevus siis Victorias mega palju, mega ägedat, tasulisi vali, millist tahad, on ju, äppe on ka hästi palju. 2 tükki, mis meile soovitati, üks on Wikicamps ja teine oli, ma ei mäleta, mis teine oli, aga ma panen need pildid kuskile siia, panen lõpuks. Editin, töötan ühesõnaga ja siis seal oli nagu seda valikut meeletult palju, nagu me alguses mõtlesime küll enne, kui me selle reisile läksime või tripile, et äkki me peame midagi nagu ette broneerima, aga me mõtlesime, et riskime, saajuvahet pole ja tegelikult Victorias ei olnudki seda vaja. Aga New South Walesis nagu, sa ei pea nagu puukima nagu 2 nädalat ette, aga sa pead puukima 24 tundi ette, et siis sul on vähem mingi kindlustunne nii-öelda. Et seal oli veits keeruline, sellepärast me siis 28-29 detsember me isegi ei maganud autos ega telgis, vaid me võtsimegi need motellid põhimõtteliselt siis. Ja siis tõid mul sellest Hippiecampsi ja mingi süke äpp on ka nagu Hippiecampс, seda meil ei olnud, aga ma ei leidnud ka seda App Store'ist, aga ma arvan, et see on see regiooni teema nagu ikka. Et sattusime ühte Hippiecampsi matkaplace'i, aga see oli nagu norm, ei olnud nagu midagi hullu. Ja siis jõudsime Sydneysse, külastasime mingisuguseid randasid, Hyams Beach, kõige valgema liivaga rand, äge, ilus. Ja meil on meie kogu sellest road tripist, ma tegin igasuguseid stories'id ka, et põhimõtteliselt oligi Great Ocean Road oli üks ja teine oli Great Alpine Road, mis oli siis see, mis oli läbi nende mägede siis, et kes ei ole veel meie Austraalia Instagrami konto jälgima hakanud, siis ma panen selle siia alla lahkelt teile, kes tahab võib minna stalkima, meil on seal päris palju spämmi jälle ja muidugi ma spämmasin enda Instastorites ka veits, nii et kui kedagi huvitab mingi pilte, contenti veel, siis sealt näeb. Ühesõnaga, jõudsime siis finali täiesti lõplikult Sydneysse, jõudsime enda hotelli, veits pablasime, kuna parkimisega on see, et meie auto on 2-3 kõrge, aga enamus parkidud on clearance on 2-1 ja siis me olime nagu veits scared, et aastavahetusel, ma nagu mõtlesin, et ma ei tahaks väga jätta autot tega kuskil avalikule tänavale, et pärast pole mingi case, et rahvamassi, mis seal liikusid, olid meeletud, aga meil vedas ära, et maksime $100 3 ööd, olimegi 31, jõudsime sinna 30 jõudsime, 31 esimene ja siis teisel tulime ära. Et siis need 3 ööd maksid meile $100 auto ja auto mahtus ilusasti. Pulk oli küll, see mis hõljub seal või rippub on 2,1, aga nagu sealt. Me läksime läbi ikka. Ma ei tea, võib-olla siis meil öeldi mingi vale kõrgus seal või midagi. Ma ei tea, mingi case oli, aga ühesõnaga lahendatud sai. Me mahtusime omal üles ära. Me tegelikult juba rääkisime hotelliga, et mingi bussikoht saada, mis seal neil maal parklas on. Mitte nagu täis suur see buss, aga lihtsalt mingi kaubik või mingi kõrgem koht, jah, nagu. Me parkisime sinna ja siis me hakkasime vaatama, et aga mul on siuke tunne, et me mahume nagu sinna mujale ka ja siis me läksime panime mujale. Sest et oligi torud lagedest, oli kõik samal kõrgusel, vahet pole nagu bussikoht lihtsalt oli pikem, aga kui päriselt oleks mingi buss olnud, siis oleks meie auto lihtsalt selle koha kinni, seda kohta kinni hoidnud. Nii et autoga läks hästi ja see oli kinnises garaažis, nii et ei olnud midagi põdeda. 30. kui me jõudsime, me ei tei mitte midagi, me lihtsalt chillisime nagu vedelesime voodis, sest et mis kell me jõudsime sinna mingi? Jõudsime 3. 3. Ja siis 31 me vedelesime ka? Jah, see oli nagu üli sketši, sest et juba 30. olid need mingid pildid ja videod, et inimesed telgid, kämpad, värksärkid. Tegelikult ma vist sellest rääkisin ka, kui ma tegin neid klippe, nii et ma ei hakka selle peale pikemalt peatuma. Aga see arutuskäik sinna, kõik asjad ka on mul olemas videos, aga me otsustasime liikuma hakata hotellis kell 8. Ma lihtsalt, sisetunne oli nagu siuke, et nagu jah, mingi määral tahad täiega näha seda iluästikku, aga teisest küljest nagu elu sees, me ei lähe kell 5 hommikul sinna istuma, et oodata seal mingi 18 tundi. Jah, et nagu ei, aitäh, pole huvitatud. Seega me läksime kell 8 ja meil läks väga hästi. Linnas ei olnud väga palju inimesi enam, sellepärast, et kõik juba seal kuskil ääras. Kõik olid ennast ära plantinud. Takso viis meid sinna nii lähedale kui sai, sest et seal oli just mingi 1,5 kilta vist arutada. Esialgu, aga me läksime esimesse kohta, sinna ei saanud. Seal oli, selles mõttes polnud mingit head kohta, et nad olid väga kavalalt selle teinud, et nagu aiad olid niimoodi ees, et kui sa aiast sisse ei lähe ja proovid vaadata nagu aiast väljas, siis
siis sa ei näe midagi, sest et majad on ees. Et need on nagu väga strateegiliselt olid pandud sinna ja siis me pidime veits kõmpima seal. Ja siis me jõudsime vist veits peale 9. Need esimesed ilutulestikud olid kell 9, siis neid me nägime nagu liikudes niimoodi. Jah, majade vahelt. Majade vahelt on ja siis... Me isegi tegelikult, nagu ma ei tea, kui palju me nägime, aga me kuulsime ja see oli küll siuke tunne, nagu mingi sõda oleks. No eks majade vahel kajas ka paremini. Ja siis me jõudsime ühesõnaga peale 9 natukene sinna Harbour Bridge'i alla. Ja seal oli jumal rahulik selles mõttes. Pärast hakkas rohkem inimesi ka tulema ja noh, ma arvan tegelikult. Oota, see ka. Me saime normaalse koha. Meil oli ka snäkid ja asjad oli kõik kaasas. Väga kaua ootame pidanud tegelikult ja ilutulestik oli mega kõva. Meile väga meeldis, pole kunagi varem olnud ja ilutulestik kestis 12 minutit, mis on nagu ulme. Et noh, võib-olla me oleks natuke rohkem näha seda Harbour Bridge'i, aga me olime seda suht all, et me nägime nagu põhjus seda külje peal, see ilutulestiku, see mis just alt nagu siin Auperimaja poole suunaga oli nagu, et aga me ei näinud seda nagu külge. Nagu me nägime külge, aga me ei näinud külge, vaata. Ja et nagu, aga no me nägime ikkagi selles mõttes, et oli nagu decent norm. Ja siis kõndisime 6,5 kilta koju, 6 kilta koju. See oli ka norm. Öeldi küll, et nagu oodake pool tundi, aga me vaatasime, et seal ei olnud nagu midagi nii hullu ja siis me otsustasime ikkagi minna ja me ilusasti kõndisime selle ära. Mingi trügimistega asja ei olnud, aga lihtsalt nagu vahepeal natukene pidid lihtsalt aeglasemalt kõndima, kui oleks tahtnud selles mõttes vaata. Aga midagi nagu hullu küll ei olnud. Ma olin väga imestanud, et nii nagu sujuvalt läheb see. Jaa, sest et tolle hetkel oli seal kesklinnas rohkem inimesi koos kui Eestis üldse inimesi on, mis oli nagu hull ja selles mõttes seda ei olnud väga niimoodi aru saada tegelikult. Aga jah, meil ei ainult ühes kohas, nii kohti on väga palju, nii et. Ja siis kõndisime, saime 7500 peaaegu 8000 sammu oma tripiga uuel aastal kohe, alustasime ikka sportlikult. Ja siis jõudsime koju, hakkasime vaatama, ma ei tea, siis me vaatasime mingi Grey Anatomiat. Ai, me vaatasime seda Andrei Sevakin reageerimas influencerite battle'ile või mis see ja, vaat seda vaatasime ja siis jäime magama ja siis tuli 1. jaanuar või 1. jaanuar oli juba tulnud, aga lihtsalt 1. jaanuari hommik ja siis terve päev me sendisime kodus lihtsalt, vaatasime Grey Anatomiat. Sest ilm oli suht kehv ka nii. Ja siis tegime selle aasta kõige hullema break-upi ära, kõige hullema nagu heartbroke'i lasime ära teha. Kell 8 õhtul otsustasime võtta vastused, vaadata Stranger Thingsi 5. hooaja viimase osa. See oli nii hea. Nii et, ja siis peale seda libistasime paar Grey Anatomiat ka ikka veel sisse ja siis teise kolisime välja ja nüüd me oleme tagasi ilusti Griffitis. Jah, see sõitsi oli nii pikk tundus. Kuigi nagu me sõitsime selle kogu tripi peale kokku 3800 kilomeetrit, aga siis need viimased, mis oli 500 midagi kilomeetrit vist oli Sydney's siia enne, natuke peale. See tundus kuidagi nagu nii kaua minevad. Kõik need teised sõidud, üks päev me sõitsime, kui me Canberrasse hakkasime jõudma, siis me sõitsime vist mingi 700 peaaegu ja see ei olnud üldse nii hull. Aga seal oli rohkem vaadata ka. Just täpselt, et meil ongi see, et nagu esiteks meile mingisugused stoppa asju tegime ka vaadata ikkagi. Et Jesus, praegu nagu lihtsalt straight up otse Griffithisse. Aga Griffithisse saabudes meid ootas siin ees ilus ilm ja praegu kell on mingi 8 läbi vist juba või? Peaks olema küll. Midagi sukest. Ja terve see aeg, kui meie olime tripil, terve see aeg Griffithis oli haige küte taga lihtsalt on ja päike niimoodi andis hagu ja kuuma, et meil on basseini vesi jumala soe ja me mõtlesime, et nagu tõsiselt soe on. Ja üks asi veel jäi mainimata, et me saime ujuda ka õnneks meres või ookeanis. Ja põlesime ära ka kohe. Põlesime ära ka, jah. Selles mõttes. Mul on... Sul on siin. Oota. Siin. Niimoodi või? Jah. Perses. Ma mõtlesin, ma saan endale päevituse peale. Miks sa tegid mu tööd juurde? Ega sina ei. Aga me oleme megapruunid. Jah. Ma ei tea. See peab full on ka. Mine ära. Aga siis... hakkame nüüd
esmaspäevast, täna on laupäeva õhtu ja esmaspäevast me läheme tööle ja siis sellel nädalal lubab 43 kraadi mingi päev sooja, nii et me täpselt ei tea, mis saama hakkab. Ja siis oli see ka, et tegelikult juba eile kirjutasime ülemusele, et noh, head uut aastat, mate ja mis kell esmaspäev tuleme ja siis ta ütles meile, et tema meid ei tahagi enda juurde, et mingi ühe teise tüdruku juurde ja siis ta ei soovinud isegi head uut aastat vastu ja siis me kirjutasime selle tüdrukule ja siis see tüdruk ütles, et Rando, sina tuleb minu juurde ja Johanna läheb Timmi juurde ja nüüd ma mõtlen, et nagu, aga Tim ütles ju, et ta ei taha mind ta ei taha meid. Aga no seda pidi enne esmaspäeva keegi talle üle rääkima. Aga esmaspäeva 5.30 peame olema tööl, eks 4.30 äratuseks, siis homme, ma ei tea, 8 magama õhtul ja homme 24 tunni pärast me oleme juba hambad taeva poole. Ja ready to earn some cash money. Jah, sest et meil natuke on... Aga me vaatasime, et kütuse peale mul oli neile huvi pärast kokku. Läks palju, $700 midagi või? Mis nagu... Jumala decent arvus seda, et... Ma arvan, et ei olegi kõige hullem, sest me sõitsime ikka päris palju. Jah. 3800 case, bro. Auto oli ka üle sitane väljast. Ja siis pesime täna ära selle. Nii ilus on. Seest ei ole ju. Vahet ei ole, seda ei näe keegi peale minna. No jaa, aga... I'm disgusted. Ei, nii hull ei ole. No on. Vennal oli mingi jääkohvi, mingi jäänossa, mingi, ma ei tea, 7 päeva. 3 päeva. Ei. 3 päeva oli. Saab käest. Ühesõnaga. Seda ei peab liipima. No ma vahepeal nii pean hakkama liipsutama. Okei, saab käest siis nüüd. Joo, mu käsi! Ühesõnaga. Meie road trip oli väga äge. Jah. Kui kedagi huvitab. Oota, mul veits nagu rinnad on. Road trip oli väga äge ja nüüd me oleme recharged ja ready to earn some cash money once again. Jah, meil hakkab varsti harvest, mis tähendab, et me hakkame öösel töötama. Nii et eks näha ole, kuidas Johanna hakkama saab. Thanks for watching ja tõenäoliselt, kui meil hakkab see ööharvest pihta, siis ma näitan teile ööharvestit ka. Just.